ja täna on nii, et ma jagan jälle neid mõtteid muidugi, mida ma olen issand ees olles saanud. täna on kuidagi väga palju kirjakohtasid ja nii, et oleme valmis piiblit keerama, lehti lehitsema ja lugema neid salme ja üle kõige muidugi palume seda, et see jõuaks kohale. väga tähtis on see, et see kuuldud sõna, mida me kuuleme, et see jõuaks meie arusaamisse. Jeesus peale ülestõusmist seal, ütleme, Luuka evangeeliumi 24. peatükis on räägitud sellest, et kui ta neile ilmub, ta pani nende südamed põlema, kui ta näiteks nende Emmausete jüngritega rääkis. Ja teine asi on see, et pärast, kui ta seal oli koos nendega ja nendele seal kirja seletas, siis ta avas nende mõistuse. Ja see on tegelikult, meie võimalus on see samamoodi ka, et issand on seda meile tegemas ja sellepärast kiitus Jumalale, et võime selles usus olla ka praegu siin issanda ees. See maailm on kõikumas tegelikult sellise kahe põhilise olukorra vahel, tarkuse ja rumaluse vahel. Ja nüüd on nii, et see selline võitlus käib tegelikult mõlema poolt, sest mõlemad tegelikult püüavad ennast kehtima panna siin selles maailmas. Jumal püüab oma tarkuse läbi, oma sõna läbi ja väga selgelt seda teha. Aga ütleme, rumalus ei jää sugugi, võiks ütelda, maha ja püüab vahest ees ka olla. Ja sellepärast me peame sellega arvestama, et me elame sellises maailmas, kus need olukorrad niimoodi on. Ja sellepärast olen selle sõna nagu saanud. Ja see võib-olla ei ole täna, ütleme, võib-olla niivõrd sellisele inimesele, kes me oleme tegelikult Jumala juurde tulnud ja oleme tema omad. Sest et see tundub võib-olla mingis mõttes nagu selline võib-olla ülekordamine ja nagu need tuntud ja teadaolevad tõed. Aga olen selle saanud, Jumal ise teab, kellele, kuidas seda on vaja ja sellepärast andku Jumal meile lihtsalt praegusel hetkel nagu sellist vastuvõtuvõimet selleks, mida tema täna tahab meile just anda. Ja oleme ühe hetke palves ja palume. Isa, me täname sind, et võime praegu paluda sinu käest lihtsalt abi ka selle sõna juures olemiseks. Ja Jumal, me täname sind, et see on sinu sõna ja ilma püha vaimu abita me hakkama ei saa ja sellepärast, isa, ma palun praegusel hetkel, et igaüks meist oleks nagu valmis ja ise omalt poolt avatud südamega, aga me palume, Jumal, sinu abi ka, et ava sina täna meie mõistus aru saama nendest asjadest. Ja isa, me täname sind, et me tohime lihtsalt nagu paluda seda, et me täna võiksime kuulda sinu häält. Ja nii nagu täna juba lugesime ka, et siis me võime elada tegelikult kurja kartmata siin selles maailmas. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Amen. Nüüd on kaks varianti selles elus on nii. Osadele Jumal ennast ilmutab ja kui sa oled nende õndsate hulgas, kellele Jumal on ennast ilmutanud, ta nagu Jeesus ütleb väga selgelt, et isa, sa oled nendele väetitele ilmutanud, siis me oleme tegelikult nende õndsate hulgas. Need inimesed, kellele ennast Jumal ilmutanud ei ole, need on täiesti tegelikult teises olukorras, nad on ilma Jumalata, nad on pimeduses siin selles maailmas ja sellepärast on see niimoodi, et nad ei saagi tegelikult asju õieti näha. Sest et ilma Jumala valguseta ei ole võimalik tegelikult asju õieti siin selles maailmas üldse tajuda ja sellepärast tegelikult väga, väga kurb olukord. Nüüd asi ei ole selles, et Jumal keelaks oma valgust ja tarkust, absoluutselt ei ole selles. Inimesed seda pigem ei taha ja sellepärast nad on kuidagi nagu selliselt, ütleme selle maailma meelsuse tõttu nagu häälestatud selle vastu, et see kõik, mis tuleb Jumala käest, et seda nagu eriti nagu vaja ei ole ja et see on niisugune mõttetu ja tühine asi. Aga tegelikult see nii ei ole. Ma loen Rooma kirja nüüd esimesest peatükist paar salmi. Tema nähtamatu olemus 1.20 ja tema jäädav vägi ja jumalikkus on ju maailma loomisest peale nähtav, kui mõeldakse tema tehtule, nii et need ei saa endid vabandada. Sest et Jumalat tundes ei ole nad ülistanud ega tänanud teda kui Jumalat, vaid on oma arvamustega jooksnud tühja ning nende mõistmatu süda on jäänud pimedaks. Jumalat on võimalik siin selles maailmas näha. See on tegelikult niimoodi, et ütleme, et kas või on osad teadlased, kes väga sügavale lähevad teaduses, nad leiavad lõpuks Jumalale. Üldiselt öeldakse sedasi, et astronoomid, kes ütleme, neid taevakehasid uurivad, et enamuses nad on kõik, ütleme, Jumalat tundvad inimesed. Sest et kui nad seda suurust näevad, siis nendel ei ole võimalik nagu niimoodi ütelda, et kuule, et see elu on tühine. Meie, kes me nina maas käime, meie võime ütelda, et Jumalat ei ole. Aga need, kes oma silmad kõrgemale tõstavad, siis
nende pilt tegelikult läheb lahti ja Jumal ennast ilmutab, kui seda nähakse ja kui seda tähele pannakse. Ja vaata, nemad panevad need teleskoobid ette, et näha. Ja tõesti selle klaasi kaudu näeb ta tõesti paremini. Ja vaata, siis on niimoodi, et selle arusaamise eest ei ole kuskile põgeneda ja õige on, et tunnistada siis just Jumala olemasolu ja olla vaimustuses kõigest sellest, mida ta on tegelikult loonud. Ja nüüd on nii, et aga see nupp on tegelikult Jumala käes, kellele ta annab tarkust ja kelle käest ta selle ära võtab. See on väga tugevalt tegelikult Jumala käes, seda ta ei ole usaldanud mitte kellegile teisele ja sellepärast me peame sellega arvestama, et meie võime jääda tegelikult rumalasse olukorda, aga võime saada tegelikult seda tarkust ja ilmutust Jumala käest, mida tema meile anda tahab. No Vanas Testamendis muidugi on see väga tugev näide on meile kuningas Nebukadnetsar, kes ühel hetkel tegelikult on niimoodi, et hakkab nagu ennast kiitma selle kõige eest, mida ta on nagu saavutanud ja kuhu ta on jõudnud. Ja siis Danieli 4. peatükk 29. salm ütleb, see on nüüd juba Jumala otsus pärast seda, kui ta oli uhkeks läinud Nebukadnetsarile. Sind aetakse ära inimeste juurest ja su asupaik on välja loomade juures. Sulle antakse süüa rohtu nagu härgadele ja sinust käib üle 7 aega, kuni sa mõistad, et kõige kõrgem valitseb inimeste kuningriigi üle ja annab sellele, kellele selle siis tahab. Mis te panite tähele, rohusööjad? Vaata, annab nagu härgadele rohtu süüa. Me oleme praegu tegelikult selles ajas, kus öeldakse sedasi, et see lihasöömine on juba pahaks läinud ja ütleme, veiste hävitamised ja värgid on tööle läinud siin selles maailmas. Aga see on tegelikult see olukord. Mõistus on ära võetud. Ja öeldakse, et te sööte nagu loomad, sööte rohtu. Jah, ütleme, liha tuleb süüa kibedate rohtudega ja ütleme, et see ei välista üksteist, aga see tegelikult ei tohi põhimõtteliselt puududa. Ja sellepärast, kallid, me näeme sedasi, et vaata, siin maailmas käivad tegelikult need ajastud, käivad nagu sellises mõttes nagu üle, et lihtsalt inimesed nagu ühe oma mõtteviisi saavad. Aga no siin on selgelt näha sedasi, et see on mõistuse puudujääk tegelikult, sest Jumal on mõistuse ära võtnud ja sellepärast on lihtsalt sellises olukorras on inimkond. Aga nad räägivad muidugi selle targaks. Nad räägivad selle väga targaks ja sellepärast on see nii, et aga kui loed avatud silmadega, näed sedasi, et Jumal tegelikult tahab meid kõigega toita. Mis oli Peetruse ilmutus, kui ta taevas lahti läks? Siis kõiksugused loomad, puhtad ja ebapuhtad, söö ja verista. See on Uus Testament ja sellepärast, kallid, ärme mine meie kaasa selle jandiga, mis on siin selles maailmas, et me hakkame nagu mingisuguseid asju põlgama. Meie Uue Testamendi ajal, ma mõtlen selle toidu poolest, mida Jumal tegelikult meile annab, ta on andnud meile kõik tegelikult selle toiduseks. Aga ainult võiks ütelda sellisel puhul, kui me, ütleme, mõistus on piiratud ja kui me sellest nagu aru ei saa, siis meil tekivad need probleemid ja sellepärast, kallid, lihtsalt täna sõna kaudu püüame nagu need valed arusaamad, mis on selles maailmas. Ärge muganduge selle maailma meelsusega, see püüab niikuinii peale pressida mingisugused värke ja lõpuks ütlevad sulle, et putukaid on vaja süüa, et see on parem. Ja sellepärast ei ole, see on linnukestele toiduks ja rohi on loomadele toiduks ja sellepärast on see nii, et ja meil on toidu Jumal valmistanud rikkaliku tegelikult toidulaua ja sellepärast kiitus Jumalale selle eest. Ja nii, et lihtsalt üks selline mõte, kuhu me võime selle rumalusega sattuda. No ja võib-olla see on selline lugu, et see ei ole hingeõigusliku tähendusega, kas sa sööd taimetoitu või sööd lihatoitu. No see tõesti ei ole hingeõigusliku tähendusega. Paulus lahkab seda 1. sajandil, ütleb samamoodi ka, et mõni arvab, et võib süüa kõike, teine arvab sedasi, et võib seda taimi näksida ja ütleme selles olla. Ja selles ei ole tegelikult ei ole probleem. Aga lihtsalt on see selline lugu, et avagu Jumal tegelikult me silmad ja me ei pea mitte üksteisele neid asju nagu selgeks tegema. Mõtlen, et aeg on sedasi jõudnud, et ütleme, et kui mõtled kas või meie usklike elule ja arengule, vanasti olid nii, et armastussöömajad, tehti võileibasid ja värke, kõik asju, mis olid, kõik läks sinna peale. Nüüd, kui Jumala rahvas koguneb juba vahest nii tähtsamatel puhkudel, no siis on juba, veganid on juba eraldi. Juba mingisugune, juba omete kogudus on juba läinud sinna, sest nendel ei kõlba sellest üldisest toidulauast enam võtta. No nagu naeru koht tegelikult mõelda selle peale, et selliste asjadel me jõuame. Aga kus me jõuame selleks? Me jõuame ainult selle maailma meelsuse kaudu. Mitte kuskilt mujalt ei jõua selle asjani. Ja sellepärast nii me elame siin selles maailmas. Aga kallid, täna ma räägin tarkusest ja rumalusest. Ja teate, kes on meie tarkus? Meie tarkus on meie issand Jeesus. Ja sellepärast on see nii, et kallid, kui me täna räägime tarkusest, siis me tegelikult räägime Jeesusest. Jeesuses peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. See on see Kolossa kirja nii võimas salm, mida Apostel Paulus ütleb, ma teen selle lahti ka, et täpselt lugeda. Ja see on 2 ja 3.
siis Kristuse kohta on öeldud nii, kelles peituvad kõik tarkuse ja tunnetuse aarded. Et kogu see soofia, mis iganes siin selles maailmas on meile vaja, see peitub tegelikult Kristuses. Ja sellepärast on see nii, et vahest meile hakkavad mingisugused filosoofid meeldima, aga kallid, meile peab meeldima see peafilosoof Jeesus, kelles kõik tarkused tegelikult peituvad. Ja kui meie lepime mingisuguste vähematega, siis me tegelikult väga tugevasti petta saame. Ja sellepärast, et väga tähtis on nii, et meie jõuaksime Kristuseni välja. Ja sellepärast, kallid, Jeesus on selline, vaata, Jeesuse nime tähendus on päästja ja see on põhimõtteliselt on see, kui nüüd lahkame seda ka korraks hetkel, see on peafunktsioon. Jeesus on tulnud siia sellesse maailma päästjaks. Tal on väga palju nimesid, ta on õpetaja, ütleme, ta on lunastaja, ta on, ütleme, et väga palju. Aga esimene selline asi, mida talle nagu nimena pandi, mida talle taevast nimena pandi, talle saab nimeks Jeesus. See on see Mattiuse 1.21, kus on räägitud sellest. Ja seda sellepärast, et ta päästab oma rahva nende pattudest. Ja see on see põhi tegelikult probleem, millest Jeesus tuli meid päästma. Ja see oli see põhiülesanne, mille ta pidi täide viima. Nüüd alles olid, eks meil suur reede ja ülestõusmise püha ja tuletasime neid asju meelde. Ja Jeesus viis selle täide. Nüüd tasub lugeda Hebre kirja esimesi salme. Ja nüüd on niimoodi, et esimesed 3 salmi vähemalt loen siit. Jumal on, kes muiste palju kordi ja mitmel viisil siis rääkinud esivanematele prohvetite kaudu, on nüüd päevade lõpul meile rääkinud poja kaudu, kelle ta on seadnud kõigi asjade pärijaks, kelle läbi ka ta on teinud maailmad, kes olles tema kirkuse, kiirguse, tema olemuse kuju ja kandes kõiksust oma väesõnaga, on pärast seda, kui ta oli täide viinud pattudest puhastamise, istunud ausuuruse paremale käele kõrgemais taevas. Ja sellepärast vaata, Jeesus ülendati, teate mille pärast, et ta viis Kolgatal selle lunastustöö täide. Ja sellepärast ennem teda ei ülendatud sinna. Sellepärast on ta saanud nime üle kõige nimede. Ja sellepärast mitte ennem, Philippi kirjas on just seda otseselt öeldud, loeme need kohad ka siiski praegu ära veel. Philippi 2.9, kus on see, on öeldud. Ja sellepärast, kallid, me oleme tegelikult issanda juurde tulnud praegusel hetkel selle sooviga, et me võiksime täna nagu seda, me mõistus läheks lahti, et me arusaamine tuleks, kus tegelikult peitub kõik see, mida me vajame. Ja siis loen siit Philippi 2.8 ja 9 ka. Et ta alandas iseennast, saades kuulekaks surmani, pealegi ristisurmani, seepärast on Jumal tõstnud ta kõrgemaks kõrgest ja annetanud talle selle nime, mis on üle iga nime. Et Jeesuse nimes nõtkuks iga põlv ja nii sealt läheb edasi. Ja sellepärast, kallid, ei ole issandast suuremat lahendust, ei ole paremat lahendust ja sellepärast, kallid, seda nime me peame appi hüüdma, seda nime me ei tohi häbeneda siin selles maailmas ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime täna ühte teist selle koha pealt kinnitada. Hoosia raamat, Vana Testament, see on meile, ütleme, võib-olla sellisest, minu jaoks on see selline, ütleme, võib-olla niisugust Kenneth Hagini aegadest, kui meile need raamatud tulid ja selline just tuttavaks saanud ka salm, eriti Hoosiase 4.6 ja ma teen selle ka lahti, et lugeda nagu täpselt ja terve nagu seda salmi. Hoosia 4.6, kus on öeldud, mu rahvas hukkub tarkuse puudusel, mu rahvas hukkub Jeesuse puudusel. Ütleme, et kui nii rääkida. Meie muidu mõtleme sedasi, et läheks ülikooli õpiks targaks, et siis ei hukku. Ei, täna loen seda sõna, kus on tarkus piiblis, loen julgelt Jeesus sinna. Sest et kui sul Jeesust ei ole sa kui tark tahes, hukud. Sellepärast, et mu rahvas hukkub tegelikult Jeesuse puudusel. Et sa põlgad tarkust, et sa põlgad Jeesust, siis põlgan mina sind. Ja sellepärast, kallid, vaata see, meie tegelikult valime Jumalaga suhtlemise mooduse. Vaata see 1 talendi omanik, kes see 1 talendi ütles, et kuule, Jumal on niisugune kuri ja vastik ja vaata, kuidas ta kõike teeb ja kuidas ta nõuab ja ma teda kohe niimoodi kardan ja peidan selle ära. Aga Jumal tuli, ütleski, et aga vaata, ma sinuga just täpselt niimoodi teen. Nii nagu sina minust mõtlesid, selline ma olen sulle. Ja kallid, sellepärast, vaata, mõtle kähku ringi, milline on sul Jumal. Kui su Jumal on kehva, siis ta teeb sulle kehvasti. Aga kui su Jumal on hea, siis ta teeb sulle hästi. Sest meie usku mööda sünnib see asi. Ja sellepärast on see niimoodi, me lihtsalt tirime Jumalast välja selle, kui me põlgame issandat, siis ta ütleb, et tema põlgab meid. Kui me armastame issandat, siis ta tuleb ja teeb eluaseme meie juurde. Ja lihtsalt selle tõttu, et me teda armastame, mitte mingisugust muud tarkust ei ole. Ja sellepärast kiitus Jumalale, et see nii on. Ja siis on öeldud edasi, et sellepärast, et sa mind põlgad, muidugi sa ei või olla mu preester. Ja et sa oled unustanud oma Jumala seaduse, siis unustan minagi su lapsed. Minu jaoks on isegi selle salmi lõpp
palju karmim asi. sellepärast, et vaata, kui on lapsi ja lapselapsi, siis on see selline lugu, et kõik need salmid, mis räägivad nagu laste õnnistatud tulevikust, siis noh, nendest tuleb eriti kinni hoida. ja sellepärast on see niimoodi, et vaata, et su järeltuleva soo käsi võiks hästi käia. vaata, need on olnud minule selliseks innustuseks, et ma pean Jumala sõna seadust arvestama, ma pean seda õppima, ma ei tohi seda unustada. ja siis on lihtsalt õnnistused on tegelikult tagatud. sellepärast, kallid, kasuta neid reegleid. Me ei saa laste eest kõike teha. aga vaata, sina saad seda teha, et sina armastad Jumalat, et sina armastad ta sõna, ei unusta ta seadust. ja vaata, kui hea on siis selles asjas niimoodi, et aga Jumal su lapsi ei unusta. ja sa ühel hetkel saad näha sedasi, et nad ei ole unustatud, nad tulevad Jumala juurde. kui paljude uskliku vanemate lapsed on tulnud just sellisel moel Jumala juurde, nad ei ole mingisuguse pealekäimisega, tirimise ega mitte millegi muuga tulnud, lihtsalt nende vanemate armastuse ja ustavusega Jumala vastu. Jumal on, kuule, ma olen tõotanud sedasi, et ma ei tohi neid unustada ja ma sellepärast hoian neid ja ma toon nad enda juurde. ja sellepärast kiitus Jumalale, et näed, võime täna lihtsalt ta sõnast võtta kinni ja võtame nendest tõotusest kinni ja püsime nendes. Ja kallid, niimoodi see on, et Jeesus on meile tegelikult see ainus lahendus siin selles maailmas, kelle kaudu tegelikult tulevad kõik lahendused. no praegu on tohutu lahenduste otsimise aeg. et noh, kuidas seda lõpetada? Jeesus on lahendus. kui mõlemad pooled, kõik tuleksid sinna risti alla ja ütleme, kõik need, kes seal osa võtavad, ütleme oma 50 riiki ja mis iganes arvud neid riike siin praegusel hetkel, kes selles kakluses osalemas on, siis kui nad tuleksid tegelikult Kristuse juurde, küsiksid, et Jeesus, kuidas on lahendus? no tuleks see lahendus. aga praegu ei suudeta ühtegi mõistlikku plaani kokku kirjutada, sest tarkus puudub, kirjuta kuidas tahad, ikka ei tule see kuidagi nagu eriti välja. ja sellepärast Jeesus on see ainukene lahendus siin selles maailmas. Teate, millal seda päriselt nagu mõistetakse, järgmine mõte, mida sain, oli see 1000-aastases rahuriigis. vaata, no muidugi siis on täitsa teine olukord. vaata, siis on niisugune ideaalne olukord, kus Kristus valitseb ja pühad koos temaga. ja siis on, noh, ütleme, selle maailma olukord on muidugi, noh, ütleme, väga palju neid, ütleme, õeled on hävitatud ja sellepärast on täiesti selline, noh, kuidas ütelda, hoopis teistsugune olukord, hoopis teistsugune õhkkond, kõik, mis iganes on, ütleme, füüsiliselt siin selles maailmas, noh, ütleme, et kui ütleme, et loomad, kes on üksteise peale vaenulikud, ei ole vaenulikud ja nii, nagu me piiblis saame seda lugeda, et see on täiesti teistsugune olukord ja päike on seal 7 korda eredam ja kuidas kõik annab vilja ja kasvab ja ütleme, et see on, no me ei suuda seda ette kujutada. aga millest see tuleb? see tuleb sellepärast, et Jeesus valitseb. ja see tulebki niimoodi. ja nüüd meie võime ette võtta seda, laseme Jeesuse oma ellu valitsema, et tegelikult, et see Jeesuse valitsus juba hakkaks meie eludes just sellisel moel mõjuma. ja sellepärast on nii, meil on seda võib-olla raske ette kujutada, aga kallid, lihtsalt praegusel hetkel olgu nii, et palume selle pärast, et me võiksime mõista seda, kuivõrd tegelikult me vajame issandat oma elus ja sest, et ilma temata tegelikult ei saa. ja teate, kui 1000-aastane rahuriik ära lõpeb, mis siis juhtub? siis juhtub see, et kurat lastakse veel lahti. mille pärast ta veel lahti lastakse? ja siin on niimoodi, et noh, loeme ilmutuse 20 salmis 7. kui need 1000 aastat saavad otsa, lastakse saatan lahti oma vanglast. vaata, see on ju tegelikult see ilmutus, mida Jumal annab siis ühesõnaga Johannesele, kui ta on Patmose saarel ja siin on, tema räägib samamoodi, räägib sellest 1000-aastasest rahuriigist, noh, mis on eespool kirjeldatud just veel ka. ma loen nüüd seda järgset olukorda. ja nüüd, kui saatan on lahti läinud, mida ta läheb tegema? ta läheb eksitama paganaid, kes on ilmamaa 4 nurgas, Googi ja Magoogi, ja koguma sõtta neid, kelle arv on nagu mereliiv. Nad tulevad üles ilmamaa lagendikule ja piiravad ümber pühade leeri ja armastatud linna ja taevast langeb tuli ning sööb nad ära. ja kurat, nende eksitaja visatakse tule ja väävli järve, kus on ka metsaline ja vale prohvet ja neid piinatakse päevad ja ööd igavesest ajast igavesti. ja kallid, näete, aga mille pärast peab pärast seda 1000-aastasest rahuriiki veel seda saatanat lahti laskma? no valik peab olema. vaata, meil kõigil peab olema vaba valik, ka need, kes selles 1000-aastases rahuriigis elasid ja üldse inimestel on see niimoodi, et noh, et ütleme, et mul polnud nagu head võimalust kurja valida, sest kuri oli tead vangi pistetud, tead, et ei saanudki, polnud, kes keerutaks, eks, aga me näeme sedasi, et üks selline, jumal pakub veel ka, kui see aeg mööda saab, et no kes te tahate selle rumaluse ja kurjaga koos olla, teil on see võimalus, minge tema siis Jumala vastu sõtta. kogutakse kõiki, kes tegelikult lähevad Jumala vastu sõtta ja koonduvad. ja tegelikult on see nii, et kõik need ajastud, kõik need sõjad,
nad ju koondavad inimesi ühele ja teisele poole ja kõik võtavad koha ja kõik võtavad nagu mingis mõttes nagu oma tarkusest targa koha. aga tegelikult on see niimoodi, et pärast vaata tõmmatakse joon vahele, vaata ajaloost kõiki sõdu. seal on niimoodi, et on alati sedasi, ühel pool, teisel pool olevad võitjad ja kaotajad. Need riigid, need rahvad, need sõjaväed, kõik pannakse kirja ja siis kirjeldatakse natukese neid tulemusi ka. vaata, kui on sõda käimas, siis on keeruline, aga kui see on lõppenud, siis pannakse see nagu kõik kuivalt kuidagi kirja, et kõik oleks nagu nähtav, kuidas see tegelikult oli, kuidas see kõik lõppes. ja siin on nii öeldud sedasi, et see sõda, mis on peale 1000-aastast rahuriiki, kus nad tulevad siis armastatud linna ja pühade leeri piirama, siis tuleb tuli taevast ja sööb nad ära. ja sellepärast, kallid, nii juhtub lihtsalt sellel korral ja asi on sellega lõpetatud. ja sellepärast täna, nüüd on nii, et me oleme täna siin selles Jumala kojas ja küsimus on nagu selles, et olla nagu kindel selles valikus. vaata, võib-olla see isegi on natukene nagu selline sõnum nagu selle koha pealt, et kes nagu kõigub selle tarkuse ja rumala vahel, kas nagu selle maailma ja selle maailmamürsti ja Jeesuse vahel. ja sellepärast, kallid, nii see on. ütlen sulle selgelt, evangeelium on hea sõnum. no see on meie jaoks on niisugune kreekakeelne sõnum ja sellepärast on ta natukese võib-olla alati mitte kõige otsesemalt mõistetum, aga kui sa loed, ütleme, neid evangeeliumeid, siis sa leiad, et see on ju hea sõnum, mida tasub lugeda. nüüd siin selles maailmas on, valdavalt on ka head sõnumid, sest et kui sa kuuled uudiseid, ütleme üldiselt, siis nad on kõik nagu enam-vähem niimoodi hästi kokku pandud, et aga vaata, kui me nüüd teeme, et vaata, siis lähebki hästi, see, mida me oleme mõelnud, see on kõik hästi. tegelikult selle taga on väga palju tegelikult kurja peidus. vaata, issanda sõnas ei ole mitte mingisugust peidus asja. ta ütleb tõde otse, ta ütleb välja, kuidas läheb meil, kui tuleme tema juurde, kuidas läheb, kui me ei tule tema juurde. Hiopi raamatus, kui seal ütleme, Elihu hakkab rääkima juba seal Hiopiga, siis ütleb, mu sõnad on siirad. mul ei ole mitte mingisugust tagamõtet. ja sellepärast et mitte mingisugust niisugust peidetud mõtet mul ei ole. kui ma räägin sulle otse, et sa võiksid mõista ja Hiop hakkas nagu mõistma ka. ja sellepärast, kallid, nii see on. aga, ja sellepärast siin see maailm on, me peame arvestama sellega, et on need mahedad jutud, võiks ütelda, nagu õpetussõnades on öeldud ka, kus tegelikult petetakse siin selles maailmas. no jälle mul seos, see mahevärk, pettusvärk. ja sellepärast, ja osad isegi mahekohvikud ja värgid, siis vaatad, et kust Lätist nad poes asju ostavad, et mida seal teistel sisse söödavad. ja sellepärast see mahe on tegelikult ka üks niisugune jutumärkides asi, aga see müüb. ja sellepärast, aga õpetuse sõnades on öeldud ammu sedasi, et selle mahedaga tegelikult ka petetakse. sellepärast, et lihtsalt see sõna tegelikult ei aita. ja sellepärast aitab ainult see, kui lehmapidaja päästetud saab. ja sellepärast vaata siis, kas oli see Robbie Rõhi laul või umbes, et siis piim läheb rasvasemaks pärast seda, sest enam vett hulka ei viska, tead, eks. ja sellepärast ainukene asi, mis aitab, sest et muidu, kallid, see maailm ei häbene valetada, absoluutselt ei häbene valetada. ja tead, ja jumala sõnast loed sedasi, et ka jumala sulased tegelikult, preestrid, valeprohvetid, preestrid hakkavad valetama, kes ei räägi enam tõtt, kui hakkavad midagi nagu hakkavad varjama, see on tegelikult kohutav asi, mis me võime leida, et see vale ei ole ainult mitte siin selles maailmas, vaid see tahab tegelikult tungida ka jumala rahva hulka ja sellepärast kohutav lugu tegelikult. aga täna meie, kallid, peame tegema selle selge otsuse, et meie suhtume niimoodi asjasse, et me tahame hoopis olla issanda juures, kelle käest me kuuleme tegelikult kõike. on see noomiv või on see rõõmustav, vahet ei ole, see kõik tegelikult tuleb meile abiks. kuningas Saalomon, kui tarkusest räägime juttu, siis on niimoodi, et kuningas Saalomon sai tegelikult endale abiks tegelikult Jeesuse. sellepärast, et ta palus Jumalat väga huvitaval moel, ma loen siit esimese kuningate raamatust, loen kõigepealt, esimese kuningate raamatu sealt, kus kohast see on siis, 3. peatükk 9-12 salm. see on kuninga palve, mida ta unes palus. mida sa unes palusid, näiteks täna öösel või? tead, see on kõige siiram palve, mida sa unes palud. see on see kõige siiram palve, võtta mõistus nagu vahele ei sega. see on niisugune, tead, et ja me näeme sedasi, et kuningas Saalomon, tema palve on siin, ütleme, 5. salm ütleb siin nõnda, et Gibeonis ilmutas issand ennast Saalomonile öösel unes. ja 9. salm, anna seepärast oma sulane selle sõnakuulelik süda, et ta võiks su rahvale kohut mõista ja vahet teha hea ja kurja vahel. ja kallid,
see on väga hea palve, et vahet teha hea kurja vahel. õige ja vale vahel, mis on siin selles maailmas. Sellest meil ei ole mõtet niimoodi, et me üksteisele räägime kogu aeg sedasi, et võtta, see on õige ja see on vale. Teate, me peame hakkama ise lihtsalt Jumala käest paludes nagu seda arusaamist saama, et me mõistame eraldada, mis on hea, mis on kuri. Ja sellepärast on see nii tähtis tegelikult, et me seda omaksime. No kallid, kurja asju müüakse siin selles maailmas heade asjade pähe ikka maha. Sookutatakse, tehakse väga tugevat reklaami selle koha pealt, et ikka need kurjad asjad ka inimestele kohale jõuaksid. Ja sellepärast on see niimoodi, aga meil on tegelikult vaja seda eristusvõimet. Vaata, loomadel on palju parem siin selles maailmas, võiks ütelda mingis mõttes. Nemad jutust niimoodi aru ei saa. Midagi nad aru saavad, oma nime hüütakse ja tulevad ja ütleme, teatud määral need on. Aga sellist niisugust ärarääkimise juttu, et söö, et see on hea söök. Ta läheb nuusutab. Kas sööb või söö ja teeb oma otsuse ja keerab selja, eks. Ja sellepärast tema teeb oma otsuse tegelikult väga, väga selgelt selle koha pealt. Aga vaata, meie inimestena, meile räägitakse kõik lihtsalt mõistusesse kõigepealt selgeks. Ja sellepärast on see väga ohtlik tegelikult, kui me siin neid jutusid, kõike, mis maailmas kuuleme, siis me võime saada eksitatud. Ja sellepärast Saalom palus, ütles, et Jumal, tead, mina ei oska, mina palun seda, et sina aitaksid mind, et ma oskaksin eristada head ja kurja. Ja siis Jumal ütles, et saad targa ja mõistliku südame, rikkuse ja vara kannan ja pika ea ja kõik saad, sellepärast, et sa seda palusid ja ta saab sellise tegelikult väga võimsa lahenduse. Ja mis ta lisaks sai? Ta sai rahu ka. Ta sai, vaata, terve oma valitsemisajaks sai ta rahu. Ja see tuli lihtsalt sellepärast, et ta otsis Jumalat. Et ta oli koos tegelikult issandaga, sellepärast oli see lugu, et tal oli tegelikult ka rahu oli garanteeritud. Ja sellepärast nii see on. Ja siis on see kurb Salomoni lõpp ja see on juba, ütleme, selline 11. peatükk siin esimese kuningate raamatus, kus ta pöördub tegelikult ebajumalate poole, kus ta siis ühesõnaga armastas seal igasuguseid erinevaid rahvaid, just nende naisi, siis pagana rahvaste hulgast võttis endale naisteks seal ja siis hakkas kõigil nende jumalatele ehitama neid altareid ja kõiki neid asju ja vihastas tegelikult väga issandat. 9. salm, kus on öelnud sedasi, et aga issand vihastas Salomoni peale, et ta oma südame oli ära pööranud issandalt, Iisraeli jumalalt, kes ennast temale oli 2 korda ilmutanud. Alati, kui ma seda loen, siis mõtlesin, et kui ta ikka mingi vaene elu oli küll Salomonil. Issand 2 korda ennast niimoodi päriselt ilmutanud, tarkus talle muidugi andis, seda see oli. Aga me näeme sedasi, et ta pidi tegelikult sellest 2 korrast tegelikult kinni hoidma. Teate, sul võib olla elus niimoodi see üks väga kindel asi, mis hoiab sind tegelikult Jumala juures. Üks meie koguduse vana õde, kes on juba ammu ka igavikus, ta rääkis, et ta oli 16-aastane nähtavasti siis, kui ta päästetud sai, ta isa suri sellel ajal ja vaata, noore inimese südames käis väga valusad mõtted läbi, sest et mõtled, et miks ma pean kaotama oma isa, miks see elu nii kurb on. Ja sellel ajal ta tegelikult, sellises otsingus ta saab tegelikult Jumala lapseks, saab päästetud. Ja nüüd on niimoodi, ta elas üksiku inimesena terve elu, ta ei abiellunud, ütleme, oli väga ustav Jumala riigis, selline armas inimene ja oluline väga meie koguduses ka siin oli. Ja siis ta rääkis niimoodi, ütles, et oli neid hetki, kus tal usuelu läks ka kahtluse alla. Ja sest, et elasid ja äkki oli väike niisugune segadus majas, et kuidas selle usuvärgiga on. Ja et kas ma ikka olen päästetud ja kas ma olen hästi, sest ega kõik asjad elus ju me ei ole nii tublid ja siis vaenlane tuleb kiusama. Ja teate, kuhu ta alati tagasi mõtles, see oli nii ilus, kuidas ta mulle tunnistas, ütles, aga siis ma mõtlesin sellele tagasi, et kui ma olin 16-aastane ja Jumal mind päästis, et see oli küll Jumal, kes mind päästis. Ja ma olen päästetud ja ma olen ta oma. Ja seal ta sai oma kindluse tegelikult sai tagasi. Ja sellepärast on see niimoodi, Salomonil oli siin 2 korda, kus oli Jumal ilmutanud, aga olgu meil vähemalt see kas või see üks kindel kord, millele me toetume. Jah, ütleme, Jumal avab mõistust ja saame arusaamista sõnast, aga lihtsalt üks väga selge selline asi, et tegelikult issand on meiega ja meid kõnetanud ja oleme ta omad, see selgus on tegelikult niivõrd oluline ja tähtis. Efesuse kirjas 4.27 on öeldud sedasi, et ärge andke maad kuradile. Maaomanikud, ärge andke maad kuradile. Ärge andke tead, eks. Millest siin on juttu? Siin ei ole maatükkidest juttu. Siin on juttu inimestest, eks. Aga ütleme, et Paulus kirjutab, mullast me oleme võetud, sellepärast mullatükk saa ja mullatükk maa. Ja sellepärast on niimoodi, et seda ei tohi tegelikult anda kuradile. Jumala sõna ütleb selle koha pealt. Aga millest seal juttu on? Kuidas sa kuradile annad?
vihastumised, varastamised, no ütleme, et kõik need meetodid, asjad, ma ei hakka Efesuse kirjas seda praegu lugema. aga sealt, kui ümberringi lugeda, siis me näeme sedasi, kui Paulus nagu selle mõtte ütleb sedasi, et see on tegelikult kuradile maa andmine. kui meie anname ennast nagu lihtsalt nagu kuradi tarvitada, teeme neid valesid asju, oleme talle suuks ja teeme tegelikult tema teguseid. ja sellepärast nii ei tohi tegelikult seda meie eludes olla. Ja ütleme, et kurb lugu muidugi on see, et Salomon pärandas, nüüd see negatiivne näide, mis peame lugema, on see, et ta pärandas oma pojale, siis sellele Rehabeamile pärandas tegelikult väga rikka riigi, mis oli väga edukas oma rikkuse poolest, aga pärandas põhimõtteliselt ka sellise väga õnnetu olukorra ja rumaluse. Sest et jumal oli talle väga selgelt ütelnud, et su pojapäevil ma lõhun selle riigi ära, see läheb 2 ja sellepärast ma ei tee seda sinu päevil, aga see tuleb pojapäevil. Ja vaata, see on nüüd see tulemus, mida Salomon sai teha tegelikult oma järeltulevale põlvele. Ja sellepärast, kallid, täna, kes me oleme nüüd jumalamad, see on nagu meile jutlus, kes me jumalamad. Mida me teeme oma järeltulevale põlvele? Ebajumalaid teenides ja neid valesid asju ja issanda seadust unustades ja issandale selga pöörates, me teeme tegelikult väga halba oma järeltulevale soole. Ja nüüd ongi niimoodi, et Rehabeam saab selle riigi enda kätte, hakkab seal siis nõu pidama, kuidas seda riigi asja ajada, tõstab maksusid ja kuuleb neid nooremaid seal ja lahendab neid asju, kuidas lahendab. Ja muidugi seal oli öeldud sedasi, et see pööre tegelikult oli tegelikult Jumala käest, see 12.13 esimese kuningatest ütleb. Ja kuningas ei võtnud kuulda rahvast, sest see pööre oli issandalt, et läheks tõeks tema sõna, mis issand oli kõnenud Siilolase Ahija läbi Jerobeamile Nebati pojale. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et teatud asjad on nii, et vaata, et lihtsalt Jumal on juba välja rääkinud ja vaata, siis ei ole tarkust mitte kuskilt võtta. Ja vaata, Jerobeamil enam seda varianti ei olnud, et Jumal, anna mulle nüüd see tark süda, et ma mõistaksin head ja kurja. Ei, tal ei olnud seda enam. Ta küsib seal vanemate käest, ta küsib nooremate käest, kuskilt lööb selle otsuse maha. Aeg oli üldse selleks jõudnud, et tegelikult oli niimoodi, et issand hakkas talle vaenlasi tõstma, ütleme juba Salomonile hakkas vastaseid tõstma. See 11 peatükk 14 salm räägib. Vaata, teeme niisuguse testi praegu. Kas sul on vaenlasi praegusel hetkel? Kui ei ole, siis on kõik hästi. Siis on see Salom, eks. Aga vaata, kui sa eksid, siis issand hakkab sulle vaenlasi tõstma. Ükstapuha, leiab igalt poolt. Teate, sest et ta lihtsalt leiab nüüd kõik ülesse, keda ta tarvitada saab. Ja sellepärast siin on öeldud seda, issand tõstis 11.14 vastase. Hakkas siin ja 3 tükki, kes selles on. Ma ei rohkem sinna peatuma. Aga vaata, see on see näitaja ja sellepärast on kallid niimoodi, et see, et siit on ka meile nagu õppida sedasi, kui me kogeme sedasi, et meil kuidagi vaenlased tõusevad, siis on meie endiga tegelikult midagi viltu. Teine sõna ütleb sedasi, kui sinu meheteed meeldivad, siis ta paneb vaenlasega sinuga rahu tegema. Ja meil on see variant on tegelikult täiesti kindlalt olemas ja sellepärast kasutame neid võimalusi. Oleme issanda juures, kuulame ta sõna, teeme selle järgi nii, kuidas oskame. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et issanda sõna on õige ja see toimib ja selles muutust ei tule. Ja sellepärast me võime lugeda uuesti ja Vanast Testamendist, kõik kehtib. Nüüd on nii, et siis Salomon pärandas selle kehva värgi ja eks see riik läkski, nii on. 8 ja kõik need momendid edasi, rohkem seda praegu ei räägi. Aga nüüd tulen nagu praegusesse olukorda. Inimkond eitleb siin selles olukorras selle tarkuse ja rumaluse vahel. Võib-olla on see niimoodi, et teismeliste elus tuleb see selline aeg, kus nad eitlevad sedasi, et mida valida, mida mitte valida. See on täitsa tavaline, et üsna niisuguses teismelises perioodis tegelikult ütleme, niisugune noor inimene ka siis teeb oma valikuid, kuhu ta siis keerab. Et kas ta siis Jumala poole või Jumalast eemale, ma mõtlen eriti neid, kes on siis ka usklikes kodudes ja kes üldse oskavad nagu neid valikuid teha. Ja sellepärast on see valdavalt on niimoodi, et ka see iga on tegelikult niisugune väga valiku aeg. No ütleme, et kui siin aastakümned tagasi, kui Eesti vabanes, kes olid valdavalt, kes siis usu juurde tulid noored inimesed. Tulid niisugused koolilapsed ja valdavalt tulid sellised inimesed, sest nemad olid valiku hetkel. Need vanad juba, kes olid üsna kinni jäänud oma mõtetesse ja värkidesse, neid osasid sai tuua tegelikult siis nende noorte kaudu, kui need lapsed, kes juba koju tulid ja olid päästetud, need vanu ka uuesti Jumala juurde või üldse Jumala juurde, kes enne üldse polnud olnud. Nii et sellepärast ka see iga on, sellepärast on väga tegelikult paluda nende pärast, kes on selles teismelises eas. Sellepärast, et vaata, selles eas tehakse valikuid ja sellepärast tasub väga nagu seista selle eest, et palvetades toetada neid inimesi. Valikuid me niikuinii kellegi eest teha ei saa. Aga midagi saame palves aidata kaasa. No nii,
nüüd on nii, et näiteks Iisraeli koha pealt loen sellise salmi. Iisrael on ka kogu aeg ju siin maailmas praegu meil tähelepanu keskpunktis oma selliste tegemiste ja ettevõtmiste ja sõdade ja olukordadega ja kõigega. Ja mäletan isegi, et ühe korra, et olen seal Iisraelis käinud ja käisime ka seal tankimuuseumis, no nii, et ära väsisid neid vaadates, kui palju nendel neid on. Ja pidid teised kõik kõrbes hästi sõitma ja mõni oli pooleks lõigatud ja näidati, et vaata, see on selline, et nagu selline. Aga praeguseks ajaks me näeme sedasi, et eks see tankisõda polegi enam selliseks jäänud, nüüd need droonid ja raketid lendavad ja see kõik nii kiiresti muutub ja sellepärast on see nii, et võib nendele hobustele ja vankritele loota. Aga nagu Taavet ütles sedasi, et see ei ole see variant, mille peale loota, sa võid neid teha, neid hobused ja vankrid endale kui paljud tahes ja ikka tegelikult nad sind ei aita ja aitab üks olukord ja see on Luuka 13 ja sealt 35, kus saab lugeda sellise Jeesuse ütlemise, 34 ka. Jeruusalemm, Jeruusalemm, kes sa tapad prohvetid ja viskad kividega surnuks neid, kes su juurde on läkitatud, kui palju kordi ma olen tahtnud sind siis koguda su lapsi, otse kui kana kogub oma poegi tiibade alla, aga teie ei ole tahtnud. Vaata, teie koda jäetakse maha, aga mina ütlen teile, te ei näe mind enne, kui tuleb aeg, et te ütlete, õnnistatud olgu, kes tuleb issanda nimel. Ja vaata, siin on see Jumala poole pöördumine tegelikult toob õnnistuse. See toob Iisraelile, see toob tegelikult igale rahvale, kes on. Küsimus on selles, et vaata, meie, nagu seal ütleme, võimegi tegelikult väga relvade peale loota ja see maailm, ütleme, teeb, praegu Euroopa on ka võtnud ette, et kuule, et me peaksime hakkama ikka relvastust tegelikult suurendama ja tegeleme nagu selliste asjadega, sellised üleskutsed on. Aga nüüd, kui 1000-aastasest rahuriigist, mis me täna rääkisime, siis ma loen selle ka siia vahele, et nagu mõista seda Jumala loogikat selle asja koha pealt. Nüüd, et neid sõjarelvi ehitada, selleks läheb tegelikult väga palju metalli vaja. Ja siis on niimoodi, et aga rahuriigi ajal on öeldud sedasi, ma loen Jesaja 2. peatükist, ma ei loe vast kõike, ja siis on räägitud, et issand valitseb, võtame selle 4. salmi, nüüd tema mõistab kohut paganate vahel ning juhatab paljusid rahvaid, siis nad taavad oma mõõgad sahkadeks ja piigid sirpideks, rahvas ei tõsta mõõka rahva vastu ja nad ei õpi enam sõdimist. Tuleb nagu selline aeg. Aga milles on teema? Teate, mille pärast neid sirpisid on vaja ja sahkasid on vaja? Sest maa kannab nii palju vilja. Vaata, see prioriteet läheb sinna. Sellepärast, et lihtsalt on niimoodi, et kuule, kui sirpi pole, kuidas sa lõikad, eks? Ja kui sahka pole, kuidas sa künnad, eks? Aga sellepärast on tohutult viljakas aeg ja sellepärast me näeme sedasi, et kuidas Jumal neid aegu tegelikult muudab ja sellepärast kõik need ressursid tegelikult siis suunatakse nagu lihtsalt nagu ringi. Meie oleme praegusel hetkel on selline, et tähtsam on see tegelikult, et umbes nagu neid piikisid ja mõõkasid teha, et praegu on nagu see aeg. Ja ütleme, et ja meie maa on samamoodi nagu mõtlemas, et teeme ikka lõhkaine tehase, et oleks midagi siin meie maal ka ikka olemas, eks, praegusel hetkel. Ja see on see suund tegelikult, mida me näeme, milles tegelikult meie riik ja rahvas on praegusel hetkel elamas. Kallid, see on selge, et see ei ole meie otsus. Kui me täna paneksime hääletused, et kas Pärnumaale teha lõhkaine tehas, ütleme, et me oleme nagu Võrumaal või, aga ma usun sedasi, et meie ka ütleksime ei, et seda pole vaja. Sest vaata, see ju tegelikult tapab ja see teeb pauku, see ei ole tegelikult mingisugune õnnistus. Jeesus ütleb sedasi Peetrusele, kui ta seal mõõga välja võtab, et kes mõõga võtab, see mõõga läbi hukkub. Ja sellepärast paraku see nii on. Meie rahvana ei saa sellest mitte kuskile pääsu, et sellest mõõga võtmisest, et kui kuningas ütleb, et lähed sõjaväkke, siis võtad. Mina võtsin automaadi ja võtsin kõik need asjad, võtsin ja käisin, lasin 6 padrunit ja õppisin laskuriks, kõik on mul läbitud selle koha pealt ja sellest piisas, et sest padrunid ei raisatud seal. Ja sellepärast, kallid, nii see on, et aga kui nüüd, ütleme, siit Jumala sõnast lugeda, siis me näeme sedasi, et Jumala sõna ütleb sedasi, et vaata see tee, mida me tegelikult valime ja see toob meile tegelikult nagu sellise tulemuse. Nüüd lähen korraks Jeesuse juurde tagasi, et järjekorras olla, kuidas issand ees olen selle sõna saanud. 1. Korintuse 1:30 ütleb sedasi, et Jeesus on meile tarkuseks, lunastuseks, pühitsuseks ja õiguseks. Need on kõik väga olulised asjad. Õigus annab meile tegelikult võimaluse, aga see sõna, ütleme, õigus on ka selline nagu õigusteadus ja seal on nagu see kohus ja seadus ja vaata, see on selline, et ka see peab tegelikult olema ja issand on meile selleks. Ta on meile tarkuseks
siin on öeldud seda veel üle, ta on lunastuseks ja pühitsuseks, kõik väga olulised asjad. aga milline me issand nüüd on, kui korraks tema peale mõtled? ta ütleb, tulge minu juurde, kõik, kes te olete vaevatud ja koormatud, ma annan teile selle hingamise, tead, ma olen ütleme, südamest alandlik, eks, ja tasane, niimoodi Jeesus ennast tutvustab, ütleb, et tulge minu juurde. nüüd, kallid, kas me tahame tulla südamest alandliku juurde ja tasase juurde? vaata, kui rahvas on uhkeks aetud, siis niisugune rahvas ei tule. sest et igasugune selline, ütleme, leplikkus ja seda loetakse nõrkuseks. et vaata, ikka niisugune uhkus ja tugevus ja vaata, need on niisugused kangelased. ja sellepärast on kallid niimoodi, et vaata, aga meie issand on selline, et tema juurde teisiti tulla ei saa. sinna saab tegelikult ainult tulla alandlikult. ta on tasane, südamelt alandlik. ja vastandeid võiksime siis mõelda sedasi, et on häälekas ja on uhke. ja kui tasane, kas siis või teine on siis see rahutu ja selline sõjakas tegelikult. ja kallid, maailm tegelikult kõigub nende asjade vahel ja sellepärast aidaku meid ka praegusel hetkel lihtsalt Jumal, et me oskaksime teha õige valiku. kõvad südamed lähevad hukku, Jumala sõnast me näeme sedasi, alandlikele antakse armu ja see on praegusel hetkel meie võimalus ja sellepärast, kallid, igalühel isiklikult ja tegelikult ka riigi ja rahvana. ja põhimõtteliselt on nüüd niimoodi, et see tänase jutu selline pealkiri on mul selline tarkuse ja rumaluse küllakutsed. Nüüd, kes need kutsujad on? meie võime ise olla ka nii, et kutsume tarkuse või rumaluse endale külla, eks. ja teisest küljest on see, tänane jutu mõte on see ka, et tarkus, Jeesus kutsub meid ja rumalus, saatan kutsub meid siin selles maailmas. kutsujad on väga reaalselt siin selles maailmas olemas ja nüüd on nii, et keda meie kutsume ise külla endale, eks, tuli näiteks, et Korneliusele tuli seal, ütleme, Peetrus külla ja püha vaim tuli ja langes seal või Sakjuse kotta tuleb, ühel päeval tuleb Jeesus, vaata, et ta oli oma eluga oli niimoodi kutsumas lihtsalt sedasi, et tõmbas Jumala endale ligi, sest et vaata, Jumal tuleb nende juurde, kes teda otsivad ja ta leiab need kõik üles, tead, eks. ja see on nagu see meie variant. aga teises variandis on see kutse siin selles maailmas, et meie saaksime seda valikat teha ja need mõlemapoolsed kutsed on. ütleme, see teise ajaraamatu 16.9, see on minu poolt väga palju tarvitatud salm, aga ma teen täna ka selle korraks lahti, sest et see on kuningas Aasa aeg ja see 16.9 ütleb nii. ja sest issanda silmad jälgivad kogu maad, et võimsasti aidata neid, kes siira südamega hoiavad tema poole. seda sa tegid rumalasti, sest nüüdsest peale on sul sõjad. seal on niimoodi, et ta teeb lihtsalt, ütleme, enam ei toetu Jumalale, ta teeb seal lihtsalt kokkuleppe seal Ben-Hadadega või kellega ta seal teeb, eks, teeb neid kokkuleppeid, et oleks keegi, kelle peale ka toetuda. Meie riik on samamoodi teinud sõjaliselt ju kokkulepped ja ütleme siin, oleme nagu selles siis olukorras. aga me näeme sedasi, et vaata, Jumala sõna ütleb sedasi väga otse oma tegelikult prohveti kaudu välja seda, et vaata, nüüdsest on sul tegelikult sõjad. Et sa selle valiku tegid. Ja see ei olnud absoluutselt kuningas Aasa selline eesmärk, seda tehti ju tegelikult rahu mõttes. Nüüd sellel nädalal oli minul üks küsimus, 23. aprillil, aga mille pärast on lipud väljas? Google aitab, otsisin üles, tuli välja, et on veteranide päev. Ja milles on siis need veteranid, kus nad meile on tulnud ja lihtsalt natukese nagu lugesin nagu selle kohta ja sellepärast, aga see on praegusel hetkel nagu see olukord, milles me praegusel hetkel oleme. Nii, ja siis on niimoodi kaitseminister, kes selle asja siis algatajaga siin on olnud ja et uus traditsioon ja siis on 2500 inimese jaoks on see eelkõige loodud, kes on osalenud nendel välisoperatsioonidel ja missioonidel ja on saanud vigastada või osad on ka ju tegelikult oma elu andnud seal. Ja teate, mõtlen, et ega meie nagu seda ei mõista, et millisesse olukorda me oleme tegelikult läinud. Juba siin on öeldud, et 95. aastast meie riik, ma lihtsalt loen täna need riigid ette, kus meie sõdurid on käinud sõdimas, et me lihtsalt nagu mõistaksime, sest et see on ametlik info, siin on lihtsalt, et me mõistaksime olukorda, kus me oleme. Horvaatias, Bosnias, Hertsegoviinas, vanasti Jugoslaaviast saime häid kingasid ja olime rõõmsad nõukogude ajal, et sealt neid asju tuli. Ja ütleme, et olid nagu niisugused teised mälestused, aga riigid jagunesid ja kaklemised olid ja meie omad olid ka seal vahel. Liibanonis, Makedoonias, Iisraelis, Süürias, Iraagis, Kosovos, Afganistanis, Malis, Aadeni lahel, Vahemerel. Ja nüüd on meil päev. Nüüdsest me saime endale. Aga kas see on üks hea suund?
et me oleme nagu sellise ühe väikese rahvana, kes me oleme sedasi, et me oleme saavutanud nagu sellise kuulsuse, et me oleme siis ka igal pool tegelikult kuskil asju lahendamas. Nagu sellisel moel. No ja see on nagu, ma saan aru, et see on kogu aeg öeldud sedasi nagu see enda kaitse eesmärgil, aga kui jumala sõna ta öeldakse, kes mõõga võtab, see mõõgalegi hukkub ja sellepärast seda tegelikult oleme niikuinii nende mõõga võtmistega meie tegelikult külvanud. Ja sellepärast me ei pea häbenema tegelikult jumala sõnale näkku vaadata ja lugeda, nagu see asi on. Teate, nüüd lugu on selline, saatanal on kiire, sellepärast, et vaata, tema aeg on lõppemas, me täna juba lugesime, et noh, et peale 1000-aastast rahuriik endal üldse läbi, vahepeal peab vanglas istuma, eks ta kiirustab enne vanglasse minekut ka, et veel nii palju kurja teha, kui jõuaks seda kurja teha, tal on kiire, sellepärast, et tema ajad hakkavad tegelikult lõppema ja tema on tulnud siia sellesse maailma tapma, röövima, hävitama ja ta teeb seda väga innukalt ja ta püüab seda mõtteviisi nagu inimestele selgeks teha, et noh, et nagu see olekski nagu selline õige lahendus siin selles maailmas. Aga kallid, ei, selle maailma lahendus on Jeesus, kes tuli siia armastusega võitma, kes tuli alandlikkusega võitma, kes tuli tegelikult ennast ohverdades võitma ja mitte teisi tallates võitma ja sellepärast kiitus Jumalale, et meil on issand, keda meie tegelikult järgida saame. Ja sellepärast on see nii, et keda meie appi kutsume. Me kutsume appi tegelikult seda rahuvürsti. Me tahame, et Jeesus oleks isand meile siin sellel maal ja sellepärast see on tegelikult see, mida meie vajame. Ja sest need teistes asjades me tegelikult jääme lihtsalt hätta. Teeme vale valiku, siis see toob tegelikult vale ja halva vilja meile. Ja eks vaata, vili ei tule kohe esile. Vaata, see ongi see üks paha lugu on selline, et ega vili tuleb tegelikult esile alles nagu aega mööda. Sa külvad, aga sa kohe ju lõigata tegelikult ei saa. Ja sellepärast ongi nii, et need inimesed, kes siin on pimeduses ja kellel jumala valgust ei ole, need, kes on pimedad teejuhid, nad külvavad oma ideesid ja oma mõtteid ja asju. Aga vaata, ühel päeval tuleb auku kukkumine. Tuleb auku kukkumine, sest et kui pime juhib pimedat, siis kukutakse auku. Noh, see on jälle Jeesuse jutt ja see läheb täide ja sellepärast kiitus Jumalale, et need augud on ka nende pimedate jaoks olemas. Ega sellel auku kukkumisel on auks oma õnnistus. Vaata, mul tuli meelde, kui see Armeenia vend, kes seal Riias just uue põlvkonnaga on suhetes ja isegi käis minu meelest 2014 käis meil ka nende missioonipäevade ajal külas, siis vaata, kui Armeenial oli sõda, nad ütlesid sedasi, meil ei olnud mitte kuskil mujal vaadata kui ainult üles. Ütles, et kõik riigid ümberringi on vaenulikud. Ainult üles oli meil vaadata. Et sellepärast, et noh, et oleks ükski naaber, kes oleks sõbralik. Aga kõik on sellised, et no, umbes, et anname sulle, teadeks. Esimene suht kristlik riik, Armeenia, nagu see Armeenia kristlus juba ammu tekkis ja sellepärast seal nende teiste keskel sellises olukorras. Ja vaata, tegelikult on see väga hea asi. Kallid, kui sina ka auku kukud, kui sa kukud oma tervise kauku, kui sa kukud oma majanduse kauku, kui sa kukud üldse oma ettevõtmiste kauku, siis on tead, seal augus on üks hea asi, sealt saab ülespoole vaadata. Ja see on paljude inimeste tegelikult õnnistus. Ja sellepärast need augud on head asjad, sest et seal ei ole tegelikult rohkem nagu, see asi läheb nagu kitsaks, kui sa seal augus oled. Ja sa enam ei saa igale poole vahtida ja sa saad ainult ülespoole vaadata. Ja sellepärast, ja siis peab juhtuma see, et kui sa seal augus vaatad ülespoole, et need, kes issanda poole vaatavad, need hakkavad rõõmust tegelikult särama. Nii nagu laul 34 seda ütleb ja üldse Mattiuse 13:43 räägib ka, kuidas õiged ühel hetkel säravad. Tead, Stefanose sära lausa vihastas õudselt neid, ütleme seda suurkohust, seal ütleme, see on apostlite teod, see 6:15, kus nad nägid seda palge olevat nagu ingli palge ja sellepärast nii ta on. Ja kallid, meie lahendus, kui ma täna räägin sedasi, et sellest, keda appi kutsuda, siis me kutsume ülevalt abi. Ülevalt tuleb tõeline tarkus. Ülevalt tuleb see, mida me tõesti vajame. No ütleme, sest et mujalt tegelikult tarkust saada ei ole. Sest et Jeesus on isa paremal käel ja sellepärast on ainult, sealt saab neid lahendusi. Ja sellepärast on nii, et Taavet juba, tõstan oma silmad mägede poole või tõstan oma silmad taeva poole, mõlemalt ta räägib. Jesaja räägib, et ülevalt tuleb tarkus. Jakobus räägib, et ülevalt tuleb tarkus, oma kirjas tegelikult räägib seda. Ja sellepärast on see nii, et meie kõik peame tõstma oma silmad taeva poole. Noh, nüüd tuleb see, kui ta seda kirjutasin, tuleb see niisugune naljalugu nagu meelde selle mõttes, et see oli nõukogude ajal, üks meie pastor läks Ameerikasse, no väga vähesed said tegelikult käia sellel ajal, noh, Nõukogude Liidus said väljas käia, aga ühel pastoril õnnestus, et sai sõidule, sai Ameerikasse.
naine on kodus, ütleb, et oi, minu abikaasa on praegu seal pea alaspidi, tead, noh, ta mõtles, maakera on ümmargune, mina olen ju püsti ja tema seal pea alaspidi seal ja tead, minu abikaasa peab seal niimoodi käima, tead, no nagu laes kõndima, noh, seal Tartus on see tagurpidi maja, et seal saab käia ärutamas. ja siis, ja noh, selline lugu, aga kallid, siin ei ole, vaata, tõesti me oleme niimoodi, et ma sain nagu selle vastuse nagu selle koha pealt, ükstapuha, kus me oleme siin selles maailmas, on see ümmargune, vaata see kõik, kus me kaugemale vaatame, nagu ma täna ütlesin, me vaatame tegelikult sinna kõrgemale. See kõik, mis meist on kõrgemale, Jeesus on seal selles kõrgemas taevas, seal kolmandas taevas, nii nagu täna Hebra kirjast juba lugesime ja sellepärast meie pilgud peavad tegelikult olema sinna tõstetud. Vaata, seal on see tegelikult tõeline tarkus, tõeline abi. Need taevaalused kurjuse vaimud, need praegu väga tegelikult rahmeldavad, et siin selles maailmas nagu segadust tekitada ja teatud määral ju ilmutuse raamatust me loeme, et Jumal lausa seda lubab. Aga meie peame seda teadma, et need asjad täpselt niimoodi on. Loe Danieli raamatut, loe ilmutuse raamatut, loe evangeeliumeid. Meile lubatakse elada sellistes aegades ja kus on see tarkuse ja rumaluse selline eitlemine. Aga vaata, meie ei tohi tarkust kaotada. Me peame särama nagu taevatähed siin selles maailmas. Me ei tohi lihtsalt teisiti olla, sellepärast et see maailm väga tegelikult vajab. Ja sellepärast on see nii, et lihtsalt aidaku meid Jumal, et oleksime ise kindlad. Ja nii, et piibel need avab meile kõik need tegelikult need momendid väga selgelt, mis siin tulemas ka on. Ja no nii on. Ja siis ongi nii, et iga inimesega, kes on kõva südamega, selle lause sain ka veel. Noh, ütleme, kes lõpetab oma elu kõva südamesega, see tegelikult on hukatuses. Sellepärast, et Jumalale tuleb alistuda. Alanduge Jumala vägeva käe alla. Ja sellepärast on see, noh, ütleme, see väga oluline tähtis asi on see, et meie ise tegelikult, noh, ütleme, oleksime need inimesed, kes me oleksime tõesti alandlikud Jumala ees. Noh, sain selle jutu ära ja nüüd olen selle põhimõtteliselt olen nagu ära rääkinud, siis sain nagu sellise isikliku veel nagu sellise ütlemise, jagan selle isegi ka, olin nagu kahtlemas, kas ütlen või ütle, praegu sain nagu julgust ütelda. Issand ütleb, et püsikuulekuses, et räägi seda, mida mina sulle rääkida annan. Näed, tänasel pühapäeval rääkisin niisuguse jutu, nagu sain issandes olles. Ja ta ütles, et mul on need 100 prohvetit, keda on vaja selle vee ja leivaga toita. Nii kui Obja ta tegi seda, et vaata oli see Ahabi aeg, kus aeti kõiki taga, Jumala prohvetit tapeti, tegelikult oli selline halb aeg, aga siis oli niimoodi, et keegi oli see, kes selle vee ja leivaga toitis. Ja sellepärast ütles, et toida sina selle vee ja leivaga, seda on tegelikult praegusel hetkel vaja. Ja ütles, et ja mul on need 7000 ka veel, kes ühel päeval välja tulevad. Ja sellepärast, et need, et kes ei olnud nagu prohvetite hulgas, need said nagu rahva hulgas kuidagi peidestult veel elada, ei saadud aru. Ja Jeesus ütles seda ka veel, et need ei ole mitte mingisugused, ütleme, piirnumbrid praegusel hetkel, vaid et see on nagu see lihtsalt see võrdlus nagu selle koha peal. Et need nagu sümbolid, mis tähistavad tegelikult neid gruppe. Ja sellepärast ma usun sedasi, et Jumal on täna tahtnud toita neid selle vee ja leivaga, et püsida see aeg usus. Ja et kui tuleb nagu see aeg, kus juba Eelia seal Karmeli mäel toob võidu, et vaata, et siis see rahva jääk oleks tegelikult, kõik oleks olemas. Ja sellepärast, kallid, täna me oleme lihtsalt nagu sellises olukorras, nagu me oleme. Ega meie seda maailma muuta ei saa, aga usus saame püsida küll. Ja üksteist saame kinnitada ka. Ja sellepärast ole väga-väga õnnistatud. Aamen. Tõuseme ja oleme palves. Taevane Isa, ma tänan sind, et sa oled täna meid vee ja leivaga toitnud. Ja me täname sind, issand, et meie võime täna tulla nagu sinu kutse peale. Ma usun sedasi, et valdavalt see rahvas, kes on tulnud issand sinu kutse peale. See on tarkuse küllakutse, see on Jeesus sinu küllakutse. Ja isa, me täname sind, et kui me sind armastame, siis sa tuled ja teed oma elu aseme meie juures. Isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle. Isa, me palume täna teismeliste noorte pärast, kes on ka meie peredes. Jeesuse nimel aita, et nad oskaksid tarkuse kutsest aru saada ja et nad tuleksid issand sinu juurde, et nad võtaksid sind oma päästjaks vastu, et nad usaldaksid sinu juhtimist ja võiksid selliselt elada. Isa, ma palun praegu meie vanade pärast, kes me oleme usus, aita meid mitte unustada sinu seadust, et sina ei unustaks meie lapsi. Jumal, me täname sind, et me võime täna lihtsalt neid otsuseid teha, oma südame otsuseid ja palveid väljendada siin. Kõige paremal moel, kuidas me oskame. Isa, kiitus ja tänu sulle. Aga isa, me palume samuti ka meie maarahva pärast. Meie soov on see, et meie maal võiks olla rahu ja sellepärast, Jumal, me tahame siin, et siin ei lahendataks asja mõõgaga, vaid et issand, sina tuled
tuleksid kui rahukuningas. isa, me palume seda, et nii nagu Salomon, kes võttis mõõga välja seal, kui 2 naist olid seal kauplemas, siis ei olnud seda mõõka vaja tarvitada, sest et see sinu poolt tõstetud mõõk tõi asjasse tegelikult selguse ja sellepärast, Jumal, me täname sind, et me tohime ka praegu paluda, et kõik vale, kõik kuri ja kõik pime taganeks meie eludest, taganeks meie riigist ja meie juhtimisest ja issand, et sina saaksid au kohale ja valitsema. isa, me täname sind, et siis me võime olla õnnistatud, kui sina oma palge pöörad meie poole. isa, kiitus ja tänu ja ülistus sulle Jeesuse nimel, aamen.